Euroopa arenenud viimaste aastate jooksul ja millised on need peamised teaduslikud edusammud? No, geneetiliselt muundatud organismi ajaloos on loodud üsna robustsel moel. Üks esimesi tehnoloogilisi võtteid oli see, et pisikeste üliväikeste kullaosakestega koos tulistati siis taimede rakutuumadesse teiste taimede või teiste organismide rakkudest pärit osiseid ja lootuses, et siis see tekib uus organism ellu jääb. No, sellise tegevuse tulemusena, olgu öeldud ja erineva selektsiooni tulemusena, on iseenesest tänasesse päeva jõudnud väga mitmed organismid. Seal hulgas ka näiteks glüfosaatide ehk siis toote nimetusega Roundup suhtes immuunsed taimed. Need avastati üsna juhuslikult, avastajaks oli Monsanto. Tänasel hetkel on Monsanto ära ostetud tegelikult ju aspiriini tooti Bayeri poolt ja see ettevõte laieneb väga jõuliselt. Ja see oli siis selline taim, mille puhul võis kindel olla, et kui põldu töödeldakse siis Roundupiga, mis on glüfosaat, siis kõik ülejäänud taimed surevad ära, aga need, mis olid siis geneetiliselt muundatud, need ei käidu. Ja ütleme niimoodi, et geneetiliselt muundatud organismide ju eksistents on selline ajutine. Nad ei paljune väga edukalt ise ja selle tõttu tuleb neid kogu aeg müüa ja uuesti toota. Ja nüüd glüfosaatidega kaasas käis üks häda, nimelt see, et tõepoolest neid glüfosaate hakati massiliselt kasutama, kuna olid taimed, mis ei olnud nende suhtes tundlikud ja teised, keda tuli siis põllumajanduslikus huvis hävitada ja glüfosaatide kasutus kasvas hüppeliselt. Ja see on nüüd see koht, kus me võiksime tõesti küsida, et kas selline geenmuundatus on asjakohane või mitte. Tänasel päeval on tegelikult geneetilise muundamisega võimalik tehnoloogiad, mida kasutatakse, on näiteks ju loodusest enesest, nõnda nimetatud CRISPR, mis on protsess, millega taimed, loomade üldse elu ennast ise parandab, kui geenides on viga. Ja nende uute lahendustega ja natukene ka vanade lahendustega on loodud näiteks hoopis teistsuguseid taimi. Ütleme, Šveitsis loodud näiteks Golden Rice, mis on siis A-vitamiini suhtes rikastatud riis, mille kasvatamisel inimesed võiksid jagu saada igasugustest hädadest. Ja nüüd ongi väga keeruline küsimus, et kas me saame panna selle geneetiliselt muundatud organismi, mille tulemusena inimesed sünteetilisi mürke kasutavad samale tasemele kui selle geneetiliselt muundatud organismi, mille kasvatamisel tegelikult inimesed oma nägemist A-vitamiini rikastades enda organismi sellega paremaks saavad teha. Nii et siin on näiteks esimene selline eetilise kaalumise koht. Ja loomulikult, ega enamus insuliinistki täna on ju loodud geneetiliselt muundatud organismide abil. Bakterid, mis on muudetud vastavalt ja enamus diabeetikuidki on tänu geneetiliselt muundatud organismidele heas või enam-vähem heas seisus. Siin käis läbi see liis ja mais, aga millised tooted üldiselt, GMO tooted on üldse turul kõige edukamad või mida tuntakse kõige rohkem või mis müüvad kõige paremini? Loomulikult soja, küll mitte meil, loomulikult kõikvõimalikud siis ka bakteriaalse toksiiniga rikastatud taimed, sealhulgas soja, raps ja kõikvõimalikud sellised massiliselt kasvatatavad taimed. Küll jah, teravilju nende hulgas ei ole, nisu näiteks ega rokiski, nisu valdavalt või otra siis, mis on valdavalt siis või ka koera, eks ole, mis on maailmas massiliselt kasutatavad. Nii et ikkagi valdavalt jääb see sellise soja ja rapsi pääle. Loomulikult ka Ameerika Ühendriikides kasvatatav puuvill on geneetiliselt muundatud sellisel moel, et nende taimede sisse on viidud bakteriaalne toksiin, mis siis putukate levikut takistab. Ja ütleme niimoodi, maailm on täis suurt hulka mikroorganisme, millega toodetakse väga palju vitamiine, toidulisandeid. Osad neist on lubatud ka Euroopa Liidus, enamus mitte. Ja mis seal salata, sellisel moel muudetud mikroorganismidega tegelikult puhastatakse ka pinnast, reovett, aga jälle Euroopas ei ole lubatud.
aga kui me oleme juba jõudnud sellisele, ma ei tea, legaalsuse versus illegaalsuse tasandile, tavaline inimene näiteks, kes istub siin klassis, kui tema tahaks valmistada GMO-d, mis kujul ta saaks seda teha, kas ta saaks otse sinna rakki süstida või kuidas need piirangud siis umbes sätitud on? No tänasel hetkel on, ütleme niimoodi, et kui vaadata, mis maailmas toimub, see on päris põnev, et kui siis nagu meil näiteks, nüüd siin saab lähedal, ütleme Kalamajas või kusagil inimesed kogunevad nädalavahetusel, restaureerivad näiteks mõnda vana mööblitükki või parandavad oma jalgratast ja on õnnelikult selle üle, siis kaugel-kaugel Ameerika läänerannikul näiteks Palo Alto ja kogu sellises kandis inimesed kogunevad nädalavahetustel ja näiteks püüavad luua ja mitte ainult ei püüa, vaid ka loovad ostetud erinevate ensüümide ja geenijuppide abil, näiteks helenduvaid akvaariumikalu või mida iganes. Sellega tegelevad koduperenaised, pensionil politseinikud, see on seal näiteks üks selline hobi, mida täiesti legaalselt võetakse üle. Nüüd küsimus on selles, et Ameerika Ühendriikides arusaadavalt ei ole sellise organismi loodusse laskmine keeruline ega keelatudki. Meil näiteks ei tohiks seda loodusse lasta, kuigi meil ei ole mitte mingit takistust, te võite võtta ette kõik need kataloogid, tellida endale, ma ei oska öelda, $5–50 eest erinevaid ensüüme, geenijuppe ja mida iganes ja põhimõtteliselt olemasoleva organismi siis ümber programmeerida või luua täiesti uut ja selle tehnoloogia kättesaadavus on tänasel päeval väga-väga suur. Nüüd, iseenesest ongi see, et kui seda niimoodi teha, siis võib-olla üks organism või veel tõenäoliselt ei ole nad järglasi andvad ja seal on probleeme väga palju, aga see tehnoloogia on muutunud kättesaadavaks. Ja nüüd võimegi küsida, et mis nüüd siis edasi? Et õnneks on ikkagi niimoodi, et neid gruppe või neid, kes siis neid selliseid organisme loovad, ei ole teab mis palju. Õnneks on läinud niimoodi, et kuigi näiteks võiks ju seesama seltskond luua mingisuguse organismi, mis toodab väga tugevat mürki, näiteks ritsiinigi, aga õnneks seda ei juhtu. Tõenäoliselt seal lobi taga ka Föderaalne Juurdlusbüroo jälgib nüüd juba hoolikamalt neid inimesi. Aga iseenesest see küsimus, et kas see on keeruline, vastus on, et pigem mitte. Ja küsimus, et kas see on eesmärgipärane, siis me peamegi vastama, et see on nii ja naa. Ma ei tea, kas teil on kõneletud sellisest Ameerika, ma ei oska öeldagi, 70. aastal mäletamist mööda vist Nobeli rahupreemia saanud inimesest, kelle nimi oli Norman Borlaug, kes põhimõtteliselt on loonud oma sordiaretuse ja just nimelt mutatsioonide esilekutsumisega enamuse nendest taimesortidest, mida me täna kasutame, tänase päevana. Need on olnud elujõulisemad ja Borlaug selle eest ka Nobeli rahupreemia sai. Borlaug 70. aastal, kui ta pidas Nobeli tänukõne Rootsis, siis ta ütles, et tema unistuseks on muuhulgas see, et umbes aastal 1990 võiksid olla taimed võimelised atmosfäärist ise siduma või töötama koos nende seentega, kes aitavad neil siduda lämmastikku. Umbes 100 kilogrammi 1 hektari kohta. Tänaseks ei ole seda juhtunud, selle tõttu me kasutame ikka sünteetilisi lämmastikväetisi ja nüüd kui küsidagi, et kas eesmärk võiks olla selline, et taim oleks ise suuteline olema sümbioosis siis mullabakteritega, mügarbakteritega sellisel moel, et lämmastik siduda võimalikult ilma sünteetilise väetiseta, siis ma arvan, et see eesmärk on üllas. Ometi jällegi, et kui me küsime, et kas sellel võiks olla mingi rahaline tähendus, loomulikult kõik lämmastikuväetise tootjad ütlevad, oi, see on väga halb mõte, Nii et maailm, seda eetilisele tasakaalule lisaks on väga tugevad majanduslikud huvid, mis haakuvad alati geneetiliselt muundatud organismide ja uute sortidega. Aga kui me oleme jõudnud juba selle taimede jätkusuutlikkuse jutule, kuidas üldse hüpoteetiliseks saaks tõsta põllumajandustootmise jätkusuutlikkust ja tõesti siis lõppude lõpuks jõuda selle eesmärgini välja, et me vähendame seda näljahäda maailmas? Esimene asi, et näljahäda ei vähenda mitte üks geneetiliselt muundatud organism, mitte kunagi, sellepärast et kui me vaatame näljahäda juurde, siis näljahäda juured ei ole üldsegi mitte ju küsimus selles, kuidas taim kasvab. Näljahäda juured on seotud sellega, milline on konkreetse ühiskonna riigikord, kes seal valitsevad. Kas see riik on demokraatlik?
sellepärast, et väga vähesed, kui üldse demokraatlikud riigid saavad öelda, et neil on näljahäda, tõenäoliselt ei ole. Kõik riigid, kus deklareeritakse näljahäda, on tavaliselt valitsetud mingite, ütleme otse, pervertide poolt, kes suhtuvad oma inimestesse üsna üleolekuga, kelle käitumine oma riigivarade suhtes, kelle käitumine ka inimeste suhtes on hoopis kummaline. Sellepärast, et ega ju, kuidas ma ütlen, ega muld kasvatab Eestis täpselt samamoodi nagu Aafrikas või Lõuna-Ameerikas või Aasias ikka taimi, midagi ei juhtu. Nüüd küsimus ongi selles, et näljahädade peamine põhjus on ühiskonna korraldus, nagu ka see, kas inimestel on kättesaadav maa, kas inimestel on kättesaadav vesi ja kas inimestel on kättesaadav kapital, et nad saaksid enda jaoks vajalikku toidutootmis infrastruktuuri üles ehitada. Ja tavaliselt näljahäda põhjus on see, ja nüüd tulebki nagu kõige sellisem, kuidas ma ütlen, nagu ka nurjatu olukord, nagu sa kirjeldasid, et väga sageli öeldakse just nimelt seda. Me mõtleme geneetiliselt muundatud organisme välja selleks, et maailma näljahäda ära hoida või likvideerida. Tegelikult see ei ole nii. Mitte üks geneetiliselt muundatud organism ei kukuta mitte ühtegi pervertset diktaatorit tema võimul. Ja see on asja olemas. See ei ole vale, kuna meie oleme teinud selle teemal nüüd pikemat analüüsi, siis ma arvan, et see tegelikult nurjatud probleemi jagunebki tegelikult lisaks selle riigi korrale ka tegelikult ju põllumajanduslikele probleemidele. Enamus mingites riikides ikkagi näljahäda on universaalne asi ja me näeme ka tegelikult demokraatlikes riikides, kus põllumajandus on suure kaaluga, kuidas seal lihtsalt õudade ja kliimamuutuste tõttu pidevalt see saak hävib. Ehk siis ma arvan, et see küsimus käis pigem selle kohta, et kas seal kohtades, kui me muudame seda taimed vastupidavamaks, kas see oleks potentsiaalsed sammud näljahäda lahendamise. No siin on kaks asja, tõepoolest kliimamuutused, mis puudutavad kliimasoojenemist ja veenappust on tõepoolest aspektid, mille puhul me võiks küsida, et kas meil oleme suutelised tekitama organisme, mis sellistes äärmuslikes oludes vastu peavad. No ma usun, et võib-olla oldaks suutelised, aga see, mida me täna näeme paljuski kliimamuutuste kontekstis toimumas maailmas, on ju järgmine. Isegi Taanis, siin samas lähedal, on juba, ma ei tea, mitmes vertikaalne sisemine kasvuhoone, kus majal ei ole akneid, maja on hästi soojustatud ja kus kasvatatakse taimi just nimelt taastuvelektri, väikese või tuule jõul töötavate LED-valgustitega suletud kasvuhoonetes, kus on võimalik meie oludes siis aastas korjata 4-5 saaki. Sellepärast, et kliima on soe seal ruumides sees, juhin tähelepanu. Seal ei ole vaja kasutada väga palju taimekaitsevahendeid, sellepärast, et jällegi, mis on arendatud välja tehnoloogia, on nimelt roboti ja videosilma abil siis, ütleme, esimeste kahjurite, esimeste haigete taimede väljaselgitamine. Nii et ma ise arvan seda, et maailm liigub pigem sellises suunas, et võimalikult palju olulisi taimi hakatakse kasvatama just nimelt suurtes sisekasvuhoonetes. Ja jällegi me võime küsida, et kas see on inimesele hea ja jõuame järeldusele, et jaa. Inimese enda immuunsüsteemi väljakujunemiseks, mida ilmselt vanemad loodetavalt on teadnud, on see, et laps peab mingisugusel eluhetkel sööma mulda. Mitte nüüd niimoodi, et taldriku peale ja nii edasi, aga peenemal ja lihtsamal kujul, et te võtate ikkagi peenra pealt maasika, mida te ära ei pese või tomati, mida te ära ei pese ja millega te saate oma organismi mikrobiomi rikastatud. See on mööda pääsmata kõikidel elusolevitel maa peal. Mullaga side peab olema. Ja siis ongi niimoodi, et ütleme 9 tomatit on võimalik võtta sellest kasvuhoonest ja see üks võib olla siis rikkalik kasvatatud välitingimustes, kus on ka natuke mulda ja mulla mikroobe peal, et te saate oma mikroorganismid kõhtu elama ja toimima. Nii et ma arvan, et pigem selline ja võib-olla ka kolmas tee, kus tõepoolest siis mingi piirini on taimede fotosünteetiline efektiivsus ikkagi kasvatatav, mingi piirini on suutelised taimed ikkagi üle elama põuda, aga loomulikult mitte nii suures ulatuses, kui praegu ennustatakse, et see kliimamuutuse kõrvestumine on. Minu ettekujutuses, kui me räägime 100 aasta perspektiivist,
siis me peame ikkagi võimalikult palju oma toidutootmist viima sisemistesse vertikaalsetesse kasvuhoonetesse. Okei. Aga kui me rääkisime juba siis inimeste immuunsüsteemist ja üleüldiselt toidupuudusest, siis see pole saladus, et tegelikult tänapäeval ei ole pigem probleemi sellega, et toidupuudus on tingitud sellest, et piisavalt toitu ei kasvatata või ei toodeta, vaid see on pigem lihtsalt kuhjub mingite inimgruppide kätte. Aga kas te arvate, et kas või nende kasvuhoonete näol, kas GMO-de abil on võimalik leevendada toidupuuduse ohtu piirkondades, kus traditsioonilised põllumajandusmeetodid enam ei toimi, kus ei saagi põudade ja halbade kliima tõttu kasvatadagi niisama põllul asju? Ma arvan, et mitte. Selles mõttes, et lõppkokkuvõttes nagu ikkagi kogu see biotehnoloogia, ka sünteetiline bioloogia, mis ei ole otseses seoses geneetiliselt muundatud organismidega, on ikkagi väga kallis. Õnnestumise tõenäosus vaatamata uutele geenmuundamise meetoditele, nagu näiteks seesama CRISPR-ile eest on antud Nobeli preemiagi, on ikkagi jällegi sellised mitte täielikud teadmised selle kohta, kuidas loodus toimib ja minu ettekujutuses on ikkagi küsimus selles, et lihtsaim viis on toidutootmine ümber korraldada, sellepärast pidage silmas veel ühte asja. Ega tänasel hetkel on ju põllumajandus üsna piiriline, sellepärast et üle 70% maismaast, linnast, kus me oleme, on kaetud tegelikult põldudega. Inimene juba on tänasel hetkel oma olemasolevate põllukultuuridega muutnud looduse ja liigirikkust sedavõrd palju, et see mõnes mõttes tekitab kõhedust, et me elamegi põldude keskel. Kuigi seda võib-olla Eestis ei pruugi märgata, aga kui lendate lennukiga üle Euroopa, kui sõidate autoga seal, siis te näete, et põld ja nii ongi 70% isegi +% on see, mis maismaast on põldu peal. Ja nüüd tekibki küsimus, et mida selle raames saab ära teha. Ja seda on näidatud korduvalt, et kõige suurem ju, ütleme niimoodi, et kogu inimkonna mass, kui me arvustame, et kui palju inimeste sees on süsinikku, siis see on umbes 60 miljonit tonni. 60 miljonit tonni. Nüüd, kui me vaatame, kui palju biomassi süsinikus kaalutult on ülejäänud inimese paljundatavate loomade hulgas. Kanad, veised, sead ja nii edasi. Seda on 100 miljonit tonni. Oma 160 miljoni tonni kätketud süsinikuga on inimesed kõige enam levinud loomad siis imetajate ja selgroogsete hulgas, sellepärast et ülejäänud jäävad neile alla. Ja seda on korduvalt öeldud, et kui inimkond oleks suuteline, ja mida me teeme, me ju toidame neid loomi veel suurema hulga taimekogustega, kui me ise vajame. Ehk ainuüksi asjaolu tõttu, et täna, eks ole, Ameerika Ühendriikides süüakse aastas inimese kohta ära vist mingi 135 kilo liha, see on siis pool kilo liha nädalas. Meil umbes 80 kilo nädalas või aastas. Mis tähendab seda, et rahulikult füsioloogilise tarbimise mõttes võiksime toime tulla üldse ilma või siis kasutada ainult mingi 15 või 20 kilo liha nädalas. Aastas, 20 kilo liha aastas. Kui te nüüd kujutate ette, kui palju taimi jääb söötmata loomadele, siis see on täpselt see mehhanism, mis põhjustab näljahäda. Ehk et lääne ja meiega sama sammu astuvate Aasia riikide ihalus tohutu hulga lihasöömise järele on peamine, mis meil tegelikult muudab oludesse, kus meil toitu ei jätku. Aga kuna meil tuli siin juba sellest keskkonnast ja süsinikust üleüldiselt juttu, siis pole saladus, et keskkonnamuutused avaldavad ilmselgelt hullu mõju nagu bioloogilise mitmekesisusele. Aga kas GMO-de kasvatamine võib teoreetiliselt iseenesest bioloogilist mitmekesisust ja looduse tasakaalu ohustada? Ja kui jah, siis milliseid meetmeid on üldse võimalik võtta, palju ise saame ära teha, et see oleks võimalikult süke standardne ja ohutu? Seal tõepoolest on niimoodi, et on suudetud jälgida teatavat geenitriivi, mida siis näiteks kas või nesamad glüfosaatide suhtes tundetuks muudetud toidukultuurid. Need on suutelised olnud oma seda geenikomplekti ju siirdama
ka teistele taimedele, mis nagu ta inimese käsit, looduses ei ole nähtust nagu kahjur ja umbrohi. Looduses on kõik asjad looduslikud, see on inimese termin. Aga siis on avastatud seda, et sa pagan, tegelikult ka mingid nii-öelda liigid, hoopis teised taimeliigid on muutunud ka glüfosaatide suhtes tundetuks. Ehk et nagu selles mõttes selline geenikriiv looduses võib täitsa toimuda, muidu meil ei oleks evolutsiooni. Ja siin ongi nüüd nagu täpselt see sama küsimus, et mida me kavandame geenimuutuste puhul, mida me tahaksime ühe või teise massiliselt kasvatatava taime sisse viia. No ma võin enam-vähem nagu intuitiivselt öelda, et kui me teeme näiteks mida, kui me ütleme, et jaa, et meie eesmärk on näiteks parandada taime fotosünteetilist võimekust. Noh, et nii-öelda viis, kuidas taim muudab valguse, vee ja õhus oleva süsihappegaasi suhkruteks ja kõikideks muudeks aineteks, et see oleks parem. No siis on väga raske ette kujutada, mis saaks olla selle vastu, kui ka teistel taimedel sellist omadust nagu lisandub. Sellepärast, et tänase päeva pilt maailmas on üldiselt selline, et me näeme seda, kuidas tänasel hetkel tõepoolest ka fotosünteetiline aktiivsus looduses väheneb. No, selles ei saaks olla midagi halba. Kui me kujutame ette, et me õpetame taimi näiteks sünteesima mingeid aineid, millest üldiselt on kasu, kas või seda sama A-vitamiini. No ka selle geenikriivist ei saaks olla midagi halba. Nüüd, kui seal on midagi muud, mis parandab selle taime konkurentsivõimet, noh nii-öelda, et meil on vähem häda temaga, et me võime kulutada vähem mürke või saame kulutada teatud mürke, siis ma arvan, et selline nii-öelda inimese mõttest lähtuv ja inimese kasust lähtuv geenimuundamine ei ole loodusele loomupärane. Ja kui seal on oht, et võib tekkida geenikriiv ja teisedki taimed võivad selle inimmõtte rohkem kasumit saada, endasse integreerida, siis see ei ole hea. Nii et seal on nagu see, ütleme niimoodi, et iga sellist juhtumit tuleb vaadata eraldi, iga juhtumi puhul tuleb analüüsida, mis on selle juhtumi mõte ja mis on selle juhtumi tähendus. Ja kui selgub, et tõepoolest selles ei ole midagi halba, kui selle tulemusena looduse enda fotosünteetiline võime paraneb võime atmosfäärist ära korjata süsihappegaasi, siis see tundub olevat ju mõistlik. No me jõudsimegi selleni lõpuks, et inimesed loomulikult tahavad mingit kasu teenida, inimesed tahavad lihtsalt üleüldiselt oma eluolu sellega parandada, aga tegelikult kui me mõtleme üldiselt GMO taimede mõju peale, oletades, et neid hakatakse siis laialdasemalt kasutusele võtma, siis tegelikult piirkonnad, kus neid oleks kõige rohkem vaja, piirkonnad, kus, ma ei tea, on meeletu kõrvestamine või on meeletud põuad, kas need piirkonnad GMO-de reaalses väljaaretamises ja laialdasemalt kasutuses üldse saaksid sellest mingit kasu? Sest tegelikult me ju näeme, kuidas sellega tegeletakse palju rohkem lääneriikides või mingites maades, mis on edukamad. Ehk siis, kui me hakkaksime neid välja aretama, kui palju tähelepanu päriselt saaksid riigid, kus selle järgi on kõige kriitilisem vajadus? Ma arvan, et see tähelepanu juhtimine on õige ja vastus on see, et mitte just eriti. Sellepärast, et geneetiliselt muundatud organismid on ikkagi kallid, seemned on kallid, kogu see tehnoloogia on kallis. Ja see, kui küsimuse all on see, et kas inimesed saaksid süüa, kas nende lapsed saaksid süüa, et need saaksid normaalselt areneda, et kas selle jaoks on geneetiliselt muundatud organismid mööda pääsmatud, siis minu väide on, et ei ole. See on eeldus, mida esitatakse väga sageli. See on eeldus, millega tekitatakse propagandistlikus mõttes nagu kaastunne, et näete, et meil on siin teadlased, nemad aretavad ettevõtted, kes aretavad GMO-sid ja siis ütleb see nii-öelda suhtekorralduslik nõid, kes esineb siis ja teate, see kõik on oluline selleks, et näljahäda likvideerida. Tegelikult ei ole selle näljahädaga mitte mingisugust pistmist. Ma kujutan ette, et palju rohkem on näljahäda likvideerimisega pistmist erinevatel tehnoloogiatel, mis on suhteliselt siis õhust kasutades katalüsaatoreid, bioloogilisi katalüsaatoreid juba tootma. Täpselt samamoodi nagu Soomeski on tehtud ettevõte, mis suudab toota õhust valkusid. Keemiline süntees toimub selles masinis sees muidugi
ehk et mida rohkem on võimalik inimestele pakkuda sõltumatust nende valitsejate kontrollitud maa ja vee kasutusest, seda, piltlikult öeldes on see mõnes mõttes nagu küsimus mobiiltelefonis. Et tänasel hetkel on ju nutitelefon, ma ei tea, palju neid on maailmas levinud, ilmselt umbes 8 miljardit, sama palju kui inimesi, igal inimesel põhimõtteliselt on nutitelefon. Ja on näidatud seda, et kui on olemas nutitelefon, siis ükskõik kui kehval arengujärgul majanduses riik on, siis nutitelefoni olemasolu tekitab lokaalsed börsid, lokaalse kaubavahetuse ja lokaalse kaubanduse, omad rahasüsteemid. Ehk et inimesed hakkavad asju ajama. Ja sama lugu on ka selles, et toidu tootmise tehnoloogiad peaksid olema sellised, mida inimene jaksab endale soetada. Ja loomulikult, et kui me räägime ÜRO-st ja selle mõjust riikidele, siis ma kujutan ette, et see on väga oluline, et inimestel oleks ligipääs maale ja veele kohtades ja nendes riikides, mis kontrollides ligipääsu maale ja veele tegelikult orjastavad inimesed. See on tõepoolest väga oluline, aga kuidas me seda tagame? No ega ma ei tea, et meil on olnud siin ju igasuguseid juhtumeid, eks ole, et me näeme, milline sõjaline võimsus on ühe või teise poliitilise huvi realiseerimiseks. Me näeme ju tegelikult seda, et vaatame ka positiivset poolt. Et 1992. aastast, kui toimus esimene kliimateemaline konverents Rio de Janeiros, kus lepiti liigirikkuse hoidmises kokku 5 aastat hiljem siis Kyotos, kus lepiti kokku kliimamõjude vähendamises, siis need lepingud on ju toiminud ja mõnes mõttes on nad toiminud ka Eesti jaoks kui rahvusvahelised lepingud. Ega rahvusvaheline eluolu ja reeglid ongi väga raskelt kujunevad. Ja ega me ei saagi ju midagi muud öelda, et loomulikult relvaähvardusel ei ole võimalik sinna minna, aga maailma poliitika on nii pikka ajalooga, kestnud tõenäoliselt 10 000 või enamgi aastat, et igasugu nippe ja trikke on välja mõeldud, ehk et kui maailmas eksisteerib vajadus, et inimestel oleks ligipääs nii energiale, nii toidule, nii maale kui veele, siis tõenäoliselt eksisteerivad ka võimalused selleks. Nüüd loomulikult nendes riikides, kus seda ei ole, on arusaadavalt varaline lõhestatus ühiskonnas väga suur ja see saabki eksisteerida tänu sellele, et inimesi kui töödes hoitakse näljas. Ja nüüd tulebki peamine küsimus, kas meil on põhjust uskuda neid väiteid, kui keegi tuleb ja ütleb, et GMO on lahenduseks, et ei ole nälga, siis väide on vastu ka selline, ei ole. GMO-d ei suuda mitte ühelgi moel muuta mitte ühegi riigi korda, põhiseadust ja seadust. Okay. Kui me jõudsime poliitikasse, siis seda tahaks tegelikult hädasti siduda üleüldiselt sotsiaalsete ja eetiliste küsimustega, mis puudutavad GMO-sid. Ma arvan, et on selle koha pealt tuumajaamadega sarnased, et rahva seas levib meeletult palju mingisuguseid ohu ja üldarvamusi. Aga mis on mis on peamised eetilised küsimused seotud GMO-dega, mis teie olete kuulnud, et peamiselt näiteks toidu tootmisesse? No ega need eetilised küsimused ongi ju samasugused, et kui see peamine eetiline küsimus on vale, mis kaasneb väitega, et me lahendame sellega ära näljaprobleemi. Ja see on et see on kõige suurem vale. Et GMO-dega on võimalik reaalselt muuta nende GMO-de kasutamise viisi. Ühtepidi, eks ole, natukene nurjatumaks see sama, me mõtleme veel välja mingid GMO-d, mis on mõne mürgi suhtes tunnetud, et me saaksime sünteetiliste vahenditega luua enda kasvatatavale taimele eeliseid. Ja need on nurjatud küsimused. Kui me küsime nüüd teistpidi, et kas me võiks parandada maitseomadusi, mida on ka tehtud. Kas me võiks parandada näiteks ju haiguskindlust, mida on tehtud ka kartuliga, mida näiteks Euroopas ei tohi kasvatada. Aga maailmas on kohti, kus võib kasvatada haigusekindlamad kartulid. Siis need on justkui õigustatud. Kui me küsime, et kas säilivusaja pikendamine taimeviljadel võiks olla see eesmärk, mis oleks mitte nurjatu. Ja loomulikult see oleks ka üks selline asi. Ja nüüd loomulikult kõige olulisem asi on ikkagi see, et on see enesedistsipliin või kultuuri küsimus. Et aru saada, millised impulsid, mis inimeses on liigsed. Ja ma väidangi seda, et ju ega see
olukord, mis muutus võimalikuks tänu sellele, et loomi sai mass pidada, massnuumata ja mass kasvatada, tekitas olukorra, kus ma ei tea, kui teist keegi on Ameerikas käinud, siis ilmselt te olete näinud, kuidas lõunasöögiks tellitakse 1 kilone ribi 1 inimese kohta. Seda on nagu ja selle järgi ei ole vajadust seda enam, et on näidatud ära ka see, et töödeldud eriti punane liha tekitab reaalselt vähki. Ehk et need inimesed nagu reaalselt ütlevad, oi, mulle meeldib see nii väga ja nad söövad endale sisse kantserogeeni. Vaba ühiskond, tee mis tahad oma organismiga, eks ole, see ei ole tähtsust, aga see pilt on niivõrd absurdne, et kuidas võidelda absurdiga, mis häirib, ma ei oska öelda, loomulikult me ei saa neid inimesi vangistada, ei karistada, aga see ongi küsimus ju sellest, kust see tekib. See tekib arusaadavalt selle tõttu, mida inimestele lapsest saati koolis ja kus iganes õpetatakse. Et kui inimestele ei räägita lapsi seda, mis on tegevuste tagajärjed ja kui seda ei tehta koolipõlves, siis ütleme niimoodi, et mingit hästi makstud ärijuhti, kes lendab ringi helikopteriga, ei veena mitte üks asi, et 1 kilose ribi söömine lõunasöögiks on midagi väga halba. Ja see ongi põlvkonna küsimus. Me oleme tegelikult tänasel hetkel, nagu ma ütlesin, 92 oli esimene kord, kui Eesti liitus Rio de Janeiro kokkuleppega, riiklik leping, mis on põhiseaduses kõige olulisem asi, rahvusvahelised lepingud. Ja Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsikud olid vaadanud siis seda, et kes ka kliimaküsimustega tegelevad, et kui palju siis aastast 1992 on kooliõpikutes olnud juttu selle kohta, et kui oluline on kliima hoidmine, kui oluline ja see on täiesti episoodiline, see on täiesti juhuslik, ehk et meil on 30 aasta jooksul kasvanud 1,5 põlvkonda inimesi, kelle jaoks ei ole olnud see kõige olulisem küsimus. Kuigi me teame seda ühtepidi, et see on kõige olulisem küsimus ja me istumegi täna siin ja jätkuvalt tõenäoliselt nii kaua, kuni kooliprogrammides ei ole kliima, keskkonna ja ökosüsteemi õpetus kõige olulisem asi, mida edasi rääkida. Ja siis me kuuleme ikka, et tuleb mõni poliitika, ametniku või keegi ütleb, ei me nüüd lähtume talupoja tarkusest, mida iganes see ka ei tähenda. Ma arvan nõustu sellega, et GMO-d on ilmselgelt kallid, kuid aga ma arvan, et see on pigem seotud sellega, et neid lihtsalt toodetakse meelt vähe. Kui me baseerime selle arutelu kuidagi eeldusel, et GMO-sid hakatakse rohkem tootma ja selle tulemusel me saaks inimeste näljahäda leevendada, siis ma näen, et kohalikul tasandil, kui mingisugused riigid, kes on suuresti põllumajandusele baseeruvad, saavad endale lubada GMO-sid, siis ma arvan, et kohalikul inimestel nagu see on väärt seda, et nad saavad võib-olla oma mingi 10% saagi asemel võib-olla nagu mingi 30 või 40. Et ma näen, et me ei saa kunagi näljahäda ilmselgelt lahendada selle koha pealt, et me ei saa mitte ühegi riigi põhiseadust otseselt muuta, aga kohaliku tasandi muutust on ju need, mille poole peaks ühiskond põhiline. Siin on nüüd GMO-de ajaloos vaid üks juhtum minu teada, võib-olla neid veel, aga üks juhtum, kus tõepoolest GMO-de loojad, need samad Šveitsi geneetikud, kes lõid kuldse riisi, mis on siis A-vitamiini suhtes rohkem komponenti tootev riis, on öelnud, et nende poolt on see riis vabalt kasutatav. Kõik ülejäänud geneetiliselt muundatud organismid, olgu öeldud, kogu Ameerika põllumajandus valdavalt põhinebki tegelikult GMO-dele. GMO-de tootmine on massiline. Ühendriikide kogu biotehnoloogia, mis puudutab geenmuundatust, on ikkagi seal valdavalt siis ikkagi toidu rapsi ja siis soja tootmisele keskendunud ja need massid on tõepoolest suured. Ja nüüd tulebki nagu see küsimus, et vaadake, nii nagu oli koroonavaktsiinidega ja koroonapandeemiaga, eks ole, ettevõte, mis lõi vaktsiinid, mRNA vaktsiinid, ega ta ju ei andnud neid vabalt kasutada. See oli tema patent, see oli tema leiutis ja ta teenis selle pealt väga märkimisväärse kasu, mis on meie lääne majanduse aluseks, mille on nüüd üle võtnud ka Hiina ja väga paljud Aasia riigid. Nüüd ka kõik need GMO-d on ju ühe või teise ettevõtte loodud ja nad ei saa mitte ühelgi moel loobuda sellest kasumist, sellepärast nende aktsionärid nõuavad seda, et teenitakse kasumit.
ja lootus selle peale, et mõni hea GMO ühtäkki on riikides, millel ei ole võimalik selle eest raha maksta, vabalt kasutatav, see ei tule kõne allagi. Siin on olnud juhtumeid, kus Kanada üks farmerist Ameerikast püüdis paljundada või õigemini tema põldudel paljudasid ise naabri käest tulnud rapsiseemned, mis olid siis nagu GMO seemned. Ja ta sattus Monsanto toona siis mõju alla sellisel moel, et Monsanto laustas ta, öeldes, et nad on konkreetne farmer, on kasvatanud keelatud seemneid ja nõudis sisse raha, müüs maha selle inimese vara ja laustas selle inimese. Kuigi see inimene väidetavalt ei tegelenud teadlikult selle asjaga, et GMO levis tema põldudele, firma advokaadid ja analüütikud võtsid sealt proove ja tõestasid selle kohtus ära. Ja see on tavaliselt GMO vabama kasutuse tulemus, et mitte ükski firma ei anna mitte ühtegi seenet selle tõttu, et keegi on näljas. Ta müüb selle ja kui ei ole raha maksta, siis ta karistab seda, kes kuidagi ebaseaduslikult selle kasutusse võtab. Ehk et vaestele riikidele uue ärimudeli peale surumine tähendab, et nad peaksid võtma laenu ja laene ja iseenesest me ei kujuta ette, milline eetiline tulem sellel kõigel on. Ma tahaks riiklikult tasandilt tuua selle arutelu natuke individuaalsemale tasandile ja vaadata tegelikult seda, kuidas nagu mõjutaks GMO-de kasutusele võtvi laialdasem turule toomine üldiselt väiketalunikke ja nagu nende sissetulekud võib-olla nende elatustased. Kas te näete, et sellel võiks olla kohalikul tasandil siiski selle talunikule ja perekonnale mingi positiivsem mõju? Ma näen, et see mõju võiks olla GMO-del laiemalt, sellepärast et üks asi on, et me räägime taimedest. Taimede valik ei ole ka teab mis suur, mida tänasel hetkel on võimalik geneetiliselt muundatutena saada, aga palju suurema efektiga on kindlasti see, kui näiteks Euroopa Liidus oleks lubatud geneetiliselt muundatud mikroorganismid, millega on võimalik paremini toitu fermenteerida, töödelda ja nii edasi, sellepärast täna on seegi keelatud. Meil siin samas Tallinna lähedal Salutaguse pärmivabrik, mis kuulub Kanada inimestele, ei saa näiteks tegeleda sellega, mida nad teevad Kanadas, kus nad nagu tegelikult kasutavadki GMO-sid väga palju ja toodavad selle abil valkusid. Ütleme selles mõttes sünteetilise toidu komponente ja ma arvangi, et seda laadi kääritamisprotsessid ja sünteetilised protsessid võiksid anda väikeettevõtjatele oluliselt suurema hingamise just nimelt oma võimaluste piiris. Sellepärast, et meie toodame täna oma valdava osa suhkruid või süsivesikuid, rasvu ja valkusid ikkagi põllul ja farmides. Nüüd sinna uue taime toomine, ma ei kujuta, et see on kallis ja sellega toimetulek ei ole nii lihtne. Nüüd hoopis teine asi on vaadata natukene laiemalt ja küsida nagu see küsimus, et mida väiketalunik teha saab. Ja kui me laiemalt vaatame, siis ma väidan seda, et palju olulisem täiendus väiketalunikele ja väikeettevõtjatele on põllumajanduse robotiseerimine. Sellepärast, et nii robottraktorid, kui te vaatate YouTube'i videosidki, kõik võimalikud humanoidrobotid, neid on aina rohkem ja rohkem. Ehk et talutöö efektiivsus tõenäoliselt ja kulutõhusus kasvaks kindlasti palju rohkem, kui me võtaksime rohkem kasutusse roboteid, isegi nende kultuuride harimisel, mis täna olemas on. Okei. Tulevik on selles mõttes selline hägune asi, aga üldiselt need põllumajandusmudelid, mis on praegu kasutusel või ma ei tea, ala mingi vertikaalpõllumajandus, lihtsalt mingid alternatiivsed valgud ja üldse mingid alternatiivid GMO-d, mis üritavad tõesti nende väiketalunike kohalike seisundid paraneda. Ma arvan, et see pole saladus, et tegemist on tegelikult äärmiselt aeglaste meetoditega. Kõik, mida praegu rakendatakse maailmas, on selles mõttes, ma ei väitle selle üle, et ei oleks efektiivne, ma ütleks, et see aeg räägib kuidagi selle kahjuks. Kas te näete kuidagi seda, et GMO-d võiksid selle koha pealt olla parem lahendus? Sellepärast, et tegelikult selle ajaga, kui need asjad toimuma hakkavad, selle ajaga suudab nälga surra tegelikult juba ju 100 000 inimesi. Et kas te näete, et selle koha pealt GMO-d kaaluvad neid kuidagi üle? Jaa, aga kui me räägime nälga suremisest ja me räägime nälga suremisest kohtades, kus inimesed reaalselt ka nälga surevad, siis selle baaspõhjus on raha ja vabaduste puudumine.
Eestis ei sure keegi nälga, ei üheski lääneriigis ei sure keegi nälga, et neil ei ole kasvatada mingit toidutaime. Et neil ei ole toiduvarusid ja nii edasi. Ehk et nälja häda sidumine kohtades, kus reaalselt inimesed nälga surevad, kohtades, kus reaalselt vastsündinutel ja lastel ei ole midagi süüa. Seal ei lahenda geneetiliselt muundatud organism mitte midagi, sellepärast et neil ei ole süüa isegi geneetiliselt muundamata organismi. Geneetiliselt muundatud organism tuleb eraldi osta, seemnetena geneetiliselt muundamata organismi võiks paljundada lihtsalt niisama. Kui need ühiskonnad ei ole suutelised paljundama tavalist toitu, kui need ühiskonnad ei ole suutelised kasvatama isegi hulga peale kanu, et saada näiteks vajalik valk munadestki, siis ei paranda geneetiliselt muundatud organismi lisamine võimaliku näljahädas kannatavate inimeste ühiskondade toiduvalikusse mitte kui midagi. See on asendustegevus, millega tegeletakse maailmas väga palju ja see viib ära fookuse peamised küsimused. Sellepärast, et nagu ma ütlen, geneetiliselt muundatud organisme on tõenäoliselt vaja ka meie enda ökosüsteemi säilimiseks. Aga meie siin läänes ja tegelikult nüüd ka Hiinas, Idas, paljudes riikides elame tegelikult külluses, kapitali külluses ja võimaluste külluses. Enamus inimkonda, kus surrakse reaalselt nälga, ei ole mitte geneetiliselt muundatud organismide, vaid vabaduse ja kapitali puudus. Okei, aga selles mõttes, võtame selle nälja korraselt välja ja räägime näiteks kas või läänemaailmas väga eksisteerivatest mingi toidu tootmisprobleemidest. Kas te näete, et GMO tuleksid kiirem, efektiivsem lahendus nendest teistest, ma ei tea, jälle vertikaalpõllumajandus, mis iganes praegu rakendatavatest asjadest? No me peamegi vaatama nagu erinevaid põllumajandusi. Kui me vaatame põllumajandust, mis on Euroopa Liidus kokku lepitud, eks ole, Euroopa Liidu aluspõhimõte on ju 2 lepingu, mis oli Euroopa terase- ja söeliit ja Euroopa põllumajanduslik ühisturg, edasi arendamine juba selliseks riiklikuks struktuuriks, mis tänasel hetkel kannab nime Euroopa Liit. Siis ega Euroopa Liidu probleemid on ju seotud sellega, et enamus Euroopa Liidu põllumajandusest on ju toetuse alusel põhine. Toetuste sisu on see, mis määrab ära põllumajanduse iseloom. See, mida saab teha Eesti või Läti või Leedu või Soome või Ungari või Saksamaa või Hispaania põllumajanduses on ära määratud nende ühise põllumajanduspoliitika kokkulepete ja toetuste maksmise reeglitega, mis on kokku lepitud antud juhul siis Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi poolt. Ehk et kui nendes reeglites ei ole sees mitte midagi, mis puudutaks uusi võimalusi, uuendtoite või midagi muud ja võib kinnitada, et seal ei ole nende kohta mitte midagi, siis tegelikult ju talupidaja, väiketalunik või suurtalunik või kes iganes, ta lähtub nendest võimalustest, mis tal on ja tema võimalused ei ole üldse seotud sellega, et ta peab ise välja mõtlema oma turu, kuna enamus tema kulutustest on kaetud Euroopa maksumaksjate poolt. Kui Euroopa maksumaksjad ei defineeri ümber neid reegleid, mille alusel Euroopas toitu kasvatatakse, siis põhimõtteliselt puudub looduslik võimalus, et ühtäkki võiks hakata väljaspool Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat tekkima midagi, kus siis see valgusisaldus või taimede paljunemis või kasvukiirus oleks nii hüppeliselt üle, kui võimaldab tegelikult väga edukalt juba olemasolevat sisse kujunenud radapidi põllukultuure toota nende toetusskeemide raames. Nii et Euroopa Liidus, kas me tahame või mitte, on küsimus uuendtoidus, on küsimus uutest organismidest meie põllumajandusest, valdavalt poliitiline küsimus ja maksupoliitiline küsimus. Nii et te näete, et maksumaksjate raha läheb selle koha pealt õigesse kohta, siis kui tegemist on rämedalt aega võtvate protsessidega? Tänasel hetkel maksumaksjate raha läheb riikidevaheliste kokkulepete tulemusena, mis on Euroopa Liidus kokku lepitud, just nimelt olemasoleva põllumajanduse inertsi säilitamiseks. Ma ei ole õnnelik selle üle. Ja ma arvan, et see ei ole mõistlik ja ma arvan, et valikuliselt võiks Euroopa Liit ammu juba sallida erinevate geneetiliselt muundatud mittemurjatud organismide kasutusse võttu. Aga seda ei tehta selle tõttu, et inerts on sedavõrd suur,
ja inimeste hirm muutuste ees samuti väga suur, et nad ei ole suutelised tänasel hetkel Euroopa Liidu liikmesriigid omavahel kokku leppima ja isegi osundama selle probleemi tähtsusele ja olulisusele, et neid kokkuleppeid saavutama hakata. Ma arvan, et nii kaua, kui Eesti on olnud Euroopa Liidus, tänaseks hetkeks 20 aastat, on põllumajanduspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika olnud kogu aeg, kellelgi hambus, kogu aeg on arutatud, aga kuna põllumajanduspoliitika olemus on konsensuslik, siis ei ole võimalik isegi siis, kui meie näiteks tahaksime siin mingit muutust teha, seda muutust ellu viia. Selleks on vaja erilist läbirääkimiste kunsti või eriliselt kehva seisu, mille pealt siis öelda, et jaa, nüüd me edasi niimoodi minna ei saa. Nii et selles mõttes me oleme ennast ise vabatahtlikult sellisesse kummalisse vesiliiva sisse ajanud, kus me naljalt välja ei saa, kus me väga sügavale ka enam ei vaju ja me lihtsalt oleme siin. Põlvkondade viisi nii-öelda põllupidajaid õpib uuesti ära need oskused oma vanematelt, kuidas toetusrahasid saada, elatakse väga kindlas nišis, aga pange tähele. Demokraatia ja vabaduste olemasolu tõttu Euroopa Liidus reaalselt näljahäda ei ole. Okei. Aga tuleks tagasi selle hirmu ja vastasseisu vastu, mis puudutab GMO-sid. Kas te arvate, et üleviidine teadlikkuse tõstmine inimeste seas või kas või läbi hariduse võiks olla mingil määral lahendus selle vastu olla, siis tegelikult Eesti või üldiselt enamus Euroopa ainukene kriteerium selle nii-öelda üldhariduse jaoks on põhiharidus. Nüüd, kui me mõtleme Eestis elavate inimeste peale, see pärineb ka tegelikult 3 erineva riigikorra tagant. Ehk siis kas te näete, et selline nagu lõhestumine on probleem? Kas te näete, et me saaksime seda kuidagi, ma ei tea, parandada ja kas sellest vähesest kursusest gümnaasiumis näiteks ei piisa GMO-de nii-öelda teadlikkuse suurenemiseks? Kuidas inimeste seda hirmu vähendada? No inimeste hirm väheneb alati selle tõttu, et kui on olemas teadmisi. Kui teadmisi ei ole, siis tekib koheselt hirm. Hirm tekib oludes, kus on võimalik leida mingisugune sümbol, leida mingi vaenlane, leida mingisugune kummaline konstruktsioon, mis tundub tõene, aga ei ole seda. Sellega on võimalik hirmu võtta ja antud juhul ka, eks ole. See ökoloogilises mõttes ei ole ju meil lõplikult teada, mida üks või teine geneetiliselt muundatud organism maailmas teha võib, kui neid kiiresti paljundada. Nüüd samas, nagu ma juba enne ütlesin, et iseenesest me adume seda, et me oskame tegelikult eristada erinevaid geneetiliselt muundatud organisme ja nende rolle ökosüsteemis. Kui me loome organisme, mis on nii-öelda suurema fotosünteetilise efektiivsusega, väga raske on öelda, et mis selle saldo võiks olla. Kui me loome organisme, mis on paremate maitseomadustega, mille viljad säiluvad pikemalt, on ka väga raske öelda, mis selles viga on ja mis selle saldo on. Nüüd me saame öelda kindlasti, et juhul, kui me õpetame järjekordse mingisuguse taime välja toime tulema inimese enda loodud sünteetilise mürgiga, mille tulemusena inimene hakkab seda sünteetilist mürki rohkem kasutama, siis selle kohta me võime kindlasti öelda, et selle valiku tegemine on ökoloogiliselt ebamõistlik. Ja selliseid foorumeid ju peetakse, selliseid arutelusid peetakse. Ma arvan, tuhandeid ja tuhandeid artikleid avaldatakse teadusajakirjanduses iga aasta samadel küsimustel. Ja nüüd ongi täpselt sama küsimus, et millisel hetkel on siis teadmiste hulk nii suur, et inimesed on suutelised jõudma uuele kokkuleppe tasemele, et teeme nüüd nii. See on sama asi, mida mainisite selle sama tuumareaktorite küsimus. Tuumaenergeetikaga on täpselt sama küsimus. Ehk et on olemas tuumaenergeetika, mis on halb ja on olemas tuumaenergeetika, mis ei ole halb. See on ka eristatav. Ei saa öelda, et oi, et meil on ainult, kas te olete tuumajaama poolt või vastu, sellist küsimust ei saa küsida, sellepärast, et see küsimus puudutab niivõrd palju erinevaid tehnoloogiaid. Sama asi puudutab küsimus, kas te olete GMO-de vastu või poolt? Seda vastust ei saa anda, sellepärast, et need asjad puudutavad väga erinevaid tehnoloogilisi aspekte, väga erinevaid ökoloogilisi aspekte, mida tuleb kaaluda. Ja selles osas olen ma veendunud, kui robotiseerimise ja sünteetilise bioloogiaga ja sünteetilise geneetikaga parandada taimede nii-öelda omadusi, parandada nende säilivust, parandada nende fotosünteetilist võimendust,
parandada nende võimet õhust kinni püüda lämmastikku, et paremini kasvada, siis objektiivselt on see loomulikult kasuks igale kui väiketalunikule. Kui nüüd aga keegi mõtleb selle peale ja hakkab analüüsima, siis ta ütleb, et jaa, et aga mul on nii, nagu me täna teeme, väga hea teha ja ma tahtsin teha. Okay. Aga mis puudutab nii-öelda foorumeid ja avalikku arutelu GMO-de puhul, siis kas te pigem ütleksite, et see just toetab seda inimeste teadlikkust ja haritust selle teemal või just suurendab seda vastasseisu? Sest me näeme tegelikult nii paljud, ma ei tea, üleüldist poliitiliste keskkonnaprobleemide puhul, et see on ilmselgelt tundlik teema, see on see nõrjatud probleem, et kas sellistest asjadest rääkimine pigem just vihastab inimesi välja ja süvendab seda vastasseisu ja aitab neid kuidagi või need asjad on just vajalikud, et inimesed harida? Vaat see ongi ju tegelikult iga foorum on selle kutsuja nägu. Et miks kutsutakse? Kui foorum kutsutakse selleks, et süvendada hirm, siis hirm süvendab. Kui foorum kutsutakse, et pimesi nii-öelda propageerida mingit tehnoloogiat valikute, siis seda propageeritakse. Ja see ongi ju iseenesest akadeemilise vastutuse küsimus, millega vaeva otsa saama. Lihtsalt küsisin üle. Ja selles osas nii-öelda ongi niimoodi, et ega see ongi, et kes millise foorumi kokku kutsub, mis selle eesmärk on, mida sellega teha tahetakse, kas selle foorumi kokku kutsumisel. Vaat siin ongi erinevad asjad. Kui foorum kutsutakse kokku teatud plaaniga, siis seda plaani ju realiseeritakse. Kui foorum kutsutakse kokku plaaniga, et vaatame saagu, mis saab, aga arutame, siis on foorumi eesmärk lõpptulemusena prognoosimatu, aga võib-olla ühiskonna jaoks väga kasulik. Ja selliseid viimaseid foorumeid, korraldatakse väga harva. Okei. Nii palju siis nende foorumite prognoosist, aga teadlased ise, mis on teadlaste endi prognoosid GMO-de mõju kohta järgmiste aastate jooksul või üldiselt tuleviku plaanis? Kui kauast, või kui kaugele sellega üldse minna tahetakse, mis need teadlaste prognoosid on? Esiteks teadlased tänasel hetkel ei tegele enam niivõrd geneetiliselt muundatud organismide tegemisega, sellega tegelevad juba ettevõtted ja ettevõtetes endas on ka olemas teadus, aga ettevõtete teadus on selline, mida ei publitseerita, see ei ole vabalt kasutatav. Aga see teadlaste seisukoht või ütleme adekvaatne seisukoht täpselt selline ongi, et kõik nii-öelda see, mis on suunatud arukale muundkultuuride kasutamisele just nimelt kontekstis, et nad oleksid parema lämmastiku sidumise võimega, paremini vastupidavad põuale, paremini sidumas süsihappegaasi ja olema intensiivsed fotosünteesijad, need on kõik nagu õigustatud. Nüüd ettevõtetel ei ole sama eesmärki, sellepärast et need suurem süsihappegaasi sidumine ei ole ju ettevõtte eesmärk, see on poliitiline eesmärk, see on riikide ja rahvaste eesmärk. Ja nüüd ongi küsimus selles, et ega ka see tähendab seda, et ka riigid oma enda tahte peavad siis nagu selles mõttes selgemalt välja tooma ja selle tahte realiseerimise eest siis loomulikult ka maksumaksja rahaga maksma, et kui me tahame selliseid GMO-sid. Aga teaduses selles mõttes on ju asjad üsna lihtsad, et on vaja möödapääsmatult läbi mõelda kõik võimalikud aspektid, mis mingi uue muutuse tekitamisele ökosüsteemi, et kas see kahjustab seda või mitte. Kui kahjustamine ei ole ilmne ja pigem seda ei juhtu, siis peaks see olema õigustatud, sellepärast et inimene on kogu aeg elus püsinud just nimelt tehnoloogiliste muutuste tekitamisega. Nii et selles osas see on jälle nii-öelda, ma ei taha küll olla igas küsimuses küll nii, küll naa arusaamal, aga ma näitan veel kord, et see tee, millisel moel jõuda arukamate tehnoloogiate kasutusse võtuni, on alati olemas. Pigem on inimeste enda inerts ja ettevõtete inerts ja soov olla oma endise staatuse juures see põhjus, miks me neid muutusi ei näe. Okei. Mis puudutab eraettevõtteid ja nii-öelda üleüldiselt erasektorit ja seal tihti võib-olla ebaeetilisemaid meetmeid, siis kuidas üldse riigid omavahel saavad koostööd teha nii-öelda GMO-de eetilisuse ja turvalise kasutamise tagamiseks? Ja kas see siis paneks lõpuks inimesi tundma, et see võib-olla ei olegi nii ohtlik ja need kasud kaaluvad need ohud üle. Et mida nagu riigid ise teha saavad? Riigid saavadki teha ära selle sama asja, mida me siin natukene püüdsime kirjeldada, ehk et hinnata ära
selle rolli, millesse geneetiliselt muudetud inimese poolt geneetiliselt muudetud organism, mitte ainult taim, võib-olla ka loom, loomade puhul on teada, et ju sigade organisme inimeste geenidega muudetakse selleks, et saada asendusdoonori maks või neer või midagi muud, et see on jälle Ameerika Ühendriikides, Aasias, mitte Euroopas. Aga nüüd ongi nagu see sama asi, et ega riigid saavad ju arutada täpselt samu küsimusi, mida me siin rääkisime, ega riikide teemad ei ole oluliselt teised. Ja nüüd ongi nagu see, et kuna on kombeks saanud, et kuidagi moodi inimesed peavad lõhenema, kas poolt või vastu, küll keskkonna, küll GMO-de, küll muudes küsimustes. Tegelikult see ju nii ei ole. Iga tehnoloogia puhul on olemas terve nii-öelda vahevarjundite etapp, et ei ole nii, et on must või valge. On kõik võimalik asja, mida ma püüdsin siin natuke välja tuua, et asjad on oluliselt komplekssemad. Ja ka see, kui nagu öeldud, kui keegi ütleb tuumajaam, siis oled poolt või vastu, ei ole nii. Et mille poolt või vastu, millise tuumajaama poolt või vastu, milliste jäätmete poolt või vastu. Et kõik asjad on terve spekter erinevaid omadusi, mida tuleb hinnata ja arukat ühiskonda näitabki see, et need suudetakse välja tuua ja sel moel hinnata. Okei, ma siin küsisin, et mida me nagu saaksime teha, aga mida tegelikult juba tehakse viimaste aastate jooksul, nagu mis on need GMO-tehnoloogiad, mis on juba arendatud, et seda toidukindlust parandada? Need ongi erinevad siis, küll mitte nii massiliselt toodetavad, aga haiguskindlust on testitud. Tegelikult ka Eestis on Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis loodud erinevaid geneetiliselt muudetud organisme ja nendega tehtud põhjalikke katseid. Labori tingimustes sealt ei pääse ükski see organism välja ja ei tohigi pääseda, aga põhimõtteliselt see teadus, mis on tänaseks tehtud ära siis valdkondades, mis on olulised, on üsna oluline ka Eestis. Ja ma ütlen, et kõige olulisem tänasel hetkel, kui jälle võib-olla neid olulisi aspekte on veel, aga võtamegi selle sama lämmastiku sidumise. Lämmastikku, kui teil, ma ei tea, kui palju keemiat õpetatakse või mis iganes, aga kunagi 30. aastatel 2 sakslast, Haber ja Bosch mõtlesid välja tehnoloogia, millega õhu lämmastikku siduda keemiliselt endasse. Ja ütleme niimoodi, et selle tulemusena täna seotakse ära umbes 300 miljonit tonni lämmastikku, millest pool umbes läheb lämmastikväetiste tootmiseks. Nüüd neid külvatakse maha kuhjaga ja õnnetus on selles, et see liigne lämmastik, nitraatide hulk, mis mulda satub, tegelikult ei ole, loodus ei suuda seda seedida. Loodus suudab seedida umbes 60 miljonit tonni lämmastikku, meil on umbes 200 miljonit tonni lämmastikku, 60 miljonit tonni seeditakse ära. Ülejäänud muutub tegelikult pinnases natuke taimede jaoks kasulikuks, aga enamus muutub naerugaasiks, mis on tohutu kasvuhoonegaas. Ja nüüd selles kontekstis eluliselt oluline on saavutada olukord, kus mitte ainult ristõieliste juurtel elavad mügrabakterid, vaid kõikide organismide juurtel, mida me toiduks kasutame, elavad mügrabakterid oleksid suutelised andma seda lämmastikku taimedele. Taimed oleksid suutelised seda kasutama, sellepärast et ühe lämmastik on kõige enam levinud gaas atmosfäärist. See on 10 tonni lämmastikku, mis on iga ruutmeetri kohta atmosfääris. Ja seda on põhjust kasutada, kui me tahame taimede kasvu intensiivsust kasvatada. Ja sellised asjad on ju inimlikud, need on mõistetavad. Ja nüüd on lihtsalt see, et kui me hakkame ütlema, et me tahame seda teha, siis see on ainult hetke küsimus, kui lämmastikväetiste tootja saab aru, et see on tema kasumi lõpp. Ja vaidlus, mida tuleb pidama hakata, on hoopis mujal kui see, et kas lahendada näljahäda või mitte. Nii et kui me hakkame tegema mitte nurjatuid geneetiliselt muudetud organisme, siis esimene, kes sellele kaikeid kodarasse loopima hakkab, on tööstus, kes toodab lämmastikväetisi. Nii et nii lihtne see maailm on, et raha on palju olulisem, substants, mis inimeste teadvust ja tegevust mõjutab, kui me ehk ette oskame kujutada. Aga kas nende mittenurjatud GMO-de toodang ka põhjustab mingisugust heidet, mis oleks piisavalt suure kaaluga, et ka seda pidada sisuliselt ka nurjatuks GMO-s? Võtame selle sama arutelu, eks ole, 100 kilo, nii nagu Norman Borlaug kunagi
50 aastat tagasi ütles, 100 kilo hektari kohta lämmastiku sidumist on piisav, et taimed kasvaksid jõudsalt. Nii. No, kui me täna teeme mida? Me toodame tohutus kuhjas nitraate, külvame need põllule, taimed omastavad sellest üsna väikse osa ja enamus nitraatidest muutub siis naerugaasiks, mis lendab atmosfääri ja kuumendab meie kliimat. Nüüd, kui me tekitaksime selle olukorra, et mügarbakterite olemasolu juurestiku peal loomulikult rikastab ka mullastikku ja nii edasi, siis on väga raske ette kujutada seda ohtu, mida võiks tekitada taimed, kes on õpetatud paremini siduma atmosfääri lämmastikku. Ma ei kujuta ette, mis see saaks olla? Mis saaks olla hullem kui see, mis täna toimub? Mitte miski. Nii et peale lämmastiku heite nad ei põhjusta siis... No väga raske on öelda, inimesed seovad ülejäänu ära lihtsalt, mis seal peal on. Nad kasutavad vähem tõenäoliselt ka kõik võimalikke mürkkemikaale ja teisi väetisi ja seda on ka näidatud, et mügarbakterite omapära on veel selles, et nad suudavad ka fosforiringet natuke parandada. Nii et nagu väga raske on ette kujutada, et kui inimene hakkab mõtlema ökosüsteemi keskselt oma tehnoloogiatega, et mis saaks siis nii paigast ära minna, et asi oleks veel hullem kui see, mis täna on. Aga see protsess, kus GMO-st otseselt toodetakse ja laiali müüakse ja edasi, see ikkagi põhjustab ju süsinikuheiret. No kuna see on tööstuslik tootmine, see toimub ainult valitud kohtades, ega see ei ole nii, et näiteks Bayer toob Ameerika Ühendriikidest oma GMO-de valmistamise vabriku näiteks ja kuhugi Eestisse, et transpordikulu oleks väiksem. Ei, seda hoitakse ranges saladuses, see on nagu piltlikult öeldes, see on nende rahamasin. Seda ei jagata mitte kellegiga. See on isegi kui nende seemnete transpordikulu on tohutu, siis seda ei jagata mitte kellegiga. Äärmisel juhul võivad nad öelda, et okei, et me paneme oma laevad, mis seemneid viivad osaliselt purjed ja osaliselt vesiniku peal tööle, aga ei, seda ei jaga mitte keegi. Selles mõttes, et kasumi tekitamise mehhanism on alati kiivas ja muud moodi seda ei saagi ette kujutada. Nii et me võime küll öelda, et aga milleks inimkonnale raha? On vaja, inimestel on vaja mingit substantsi, mida päriselt olemas ei ole, aga kõik ihalevad. Süsiniku heitest rääkides, Parek, mis autoga teie sõidate? Mina sõidan jalgrattaga ja üsna vähe autoga. Et meil peres küll auto olemas, aga mina eelistan liikuda ühistranspordiga ja täna jälle kirmusin, kui palusin oma abikaasalt ennast siia ära tuua, kuna kõik tänavad olid kinni ja bussi ei tulnud siia üldsegi mitte ja siis me sõitsime väga pikalt ja ma mõtlesin, et pagan, et ma olen jalgrattaga tulema, aga ilm oli nii korin, et ma lihtsalt ei tulnud. Et ma olen nagu väga tagasihoidlik autoga. Okei. Me oleme arvelt teinud siin ära põhilised järeldused, võtnud spetsialisti arvamuse ja ma tahakski teilt nüüd küsida, et kas teil on Marekile esitada mõndast küsimusi? Olge väga teretulnud, see ei ole mitte midagi hirmsat. Teil on väga võimalus praegu küsida, mis iganes küsimusi teil on GMO-de suhtes kunagi tekkinud. Me oleme natuke põgusalt tulides rääkinud ja see tuleb rohkem küll järgmine aasta, aga ikkagi. Nii, kas on miskit ise peal? Ma seal ühte kätt näen. Jaa. Näiteks testitakse GMO-si, kui te rääkisite komponentides. Kas näiteks, kui need siin lisatud valgud võivad olla kliinilised? No vaat, siin ongi nüüd nagu täpselt see, et me küsime lihtsa küsimuse, et mis tekitab allergiaid. Ja allergiaid tekitab ikkagi keskkond, mis ei koolita inimese immuunsüsteemi piisavalt mitmekesiseks. Ehk et allergiate päritolu, loomulikult on seal ka teatavaid geneetilisi eeldusi, aga ikkagi seesama allergilise reaktsiooni väljakujunemine ühe või teise valgu või mis iganes komponendi suhtes, õietolmu või pähvit. See tuleneb ikkagi asjaolust, et inimene kuidagi kasvab liiga steriilses keskkonnas. See ongi nagu niimoodi, et kõik allergoloogid ja allergiaarstid ütlevad, et kui teil on vähegi võimalik, kasvatage oma lapsi lemmikloomadega koos. Laske neil, ärge öelge, et te peate kõik asjad, mis te maalt näiteks kusagilt
põllult võtad enam-vähem puhtast kohast, kus võib-olla meie vanem sugulane seda peab, ma ei tea, kas enam veel vanaemad enam ei pea vist väga palju põldusid või jätkuvalt peavad, ma ei tea, milline see kultuur on nüüd, aga see on nagu lahendus. Ja no ütleme ka allergiatega toimetulekuks, näiteks üks huvitav asi, pähkli allergiatega toimetulekuks, lugesin just hiljaajaliste artiklit, on see, et inimesele hakati manustama mikroskoopilistes kogustes selle sama pähkli tollu üliväikses koguses, niimoodi, et see praktiliselt ei kaalunudki midagi. Ja umbes poole aastaga oli tema immuunsüsteem õppinud pähklitega toime tulema ja nüüd, kui varem olnuks ta anafülaktilise šoki tõttu surnud või hingamisvõimetu, siis tänasel hetkel sööb ta hommikuvõimus neid asju. Ja nüüd ongi, et nagu ega GMO-de puhul ongi nagu see, et loomulikult nende valgustruktuur muutub, kuna muudetakse genoomi. Aga ühte asja ma tahtsin veel öelda. Mul tuli praegu. Juhame kiiresti. Ütlen kiiresti. Hiinlased on välja mõelnud väga lahedad trikid. Nad nimelt ei loo GMO-sid mitte võõraste geenide pealt, vaid võetakse see sama taim ja korraldatakse tema sees geenid ümber. Nad väga loodavad, et nad saavad selle tulemusena midagi teha ja tõenäoliselt Euroopa Liidus ei saa sellist protseduuri, kui sa korraldad taime piires ümber tema geenid, nimetada geneetiliseks muutmiseks. Nii et võib-olla me saame hoopis lahenduse seal. Aga suur aitäh, Marek, suur aitäh teile, on suur aplaus. Kindlasti teid ennast ka üles kutsuda mõelda sellele, kuidas igaüks